Head vaatajad, mina olen Nele Kullar-Kupp ja toon eesolevate kohalike omavalitsuste valimiste eel teieni saatesarja Tallinna linnapea kandidaatidega. Kuid siinkohal teete teie meie eest pool tööd ära. Nimelt esitate teie küsimuse selle kohta, mis teid linnaelu juures kõige rohkem huvitab ja mina toon teieni kandidaatide vastused. Seekordses saates usutleme Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Tallinna linnapea kandidaati, kelleks on Martin Helme. Kas majaesiste kõnniteede lumekoristus tuleb? No meie lubadus on, tuleb. Kui meie saame võimaluse, siis tuleb. Miks on Tallinn eriline? No saab öelda emotsionaalselt, saab öelda statistiliselt. Tallinn on pool Eesti majandusest. Tallinn on 1/3 Eesti elanikkonnast. Aga Tallinn on minu kodulinn, minu 5 põlve suguvõsa on siit pärit. Tallinn on ilus, Tallinn on mitmekesine, Tallinn on mulle kodune. Loomulikult ma peaksin küsima, et kuidas ta tahaks areneda seda nagu koguduste ja linna koostööd. No peab tahtmist olema. Ma arvan, kogudustel on, aga eriti Ossinovski aegsel Tallinna linnal on teatav tõrge usuinimeste suhtes, et minul ei ole, mina olen ka koguduse inimene. Ma ise olen nagu Põhja-Tallinnast, et kuidas siis linnapea kandidaadid nagu seda sotsiaalmaja korraldust võiksid nagu tulevikus näha? Kindlasti saab kõik asju paremaks teha, eriti kui me võtame võrdlusbaasiks tänase linnavalitsuse, kes ei saa ju mitte millegiga hakkama ja kes ei kuula kunagi kohalikke inimesi. Konkreetse maja olukorraga ma ei ole nii hästi tuttav, aga mu meelest Tallinnas meil on see nii-öelda põhiiva on olemas, et meil on olemas need sotsiaalmajad või sotsiaalkohad, kus need eluheidikud saavad ennast korralikult kasida, saavad ööbida ja mis on oluline on see, et tegelikult tänavapildis ei tohiks meil olla ei kerjuseid ega parme. Selle jaoks ongi sotsiaalsüsteem, et nende inimestest oleks piisavalt hoolitsetud, et nad ei vedeleks. Kuidas te hoolitsete selle eest, et te normaalseks jääksite? No, siis eeldus on see, et ma olen veel jäänud normaalseks, aga et eks ma olen kasvatanud aegade jooksul väga paksu naha selga ja lisaks sellele teen 2 vahel isegi, kui õnnestub 3 korda nädalas trenni, aga kõige rohkem muidugi aitab normaalsust säilitada see, et veedad aega oma lastega ja oma perega. Kuidas muuta linn nii lastele, noortele kui ka vanuritele meeldivamaks? No, me näeme praegu küll väga suur probleemi selles, et linna heakord on käest ära ja linna turvalisus on käest ära, et meil on pargid, kus on joodikute kambad, kus ei ole enam väikeste lastega mängida hea, kus noortel ei ole tore, kus vanadel ei ole tore, et meil on mustust palju, meil on niitmata alad. See ongi kõik see, mida linnavalitsus tegema peab. Ja loomulikult, kuna meil turvaprobleem on ka Tallinnas täitsa karjuv minu meelest, siis siin tuleb ikkagi riigivõimu ehk politseiga oluliselt paremini asjad kokku leppida, et see turvalisus on ju ikkagi riigi ülesanne tagada. Minul süda valutab Eesti Vabariigi pärast. Ja ma küsin teie käest ühe küsimuse. Kaua võib? No meie näeme väga selgelt, et Tallinnas toimub venestumine või venestamine, kuidas võtta. Ja Tallinna tagasi muutmine eestlaste ja Eesti pealinnaks on meie programmis üks väga oluline punkt. Kas ühistransport plaanitakse tasuliseks teha? No mitte meie poolt. Ma olen kuulnud tänaval ka seda süüdistust. See on kellegi pahatahtlik laim. Ühistransport on küll vaja põhjalikult ümber korraldada, sest liinid ei lähe sinna, kuhu vaja. Bussid on liiga täis, bussid on räpased ja ebaturvalised jälle. Seal on mingisuguseid joodikuid ja parme, aga seda tuleb teha kõike, aga pileti tagasitoomisest meie küll ei räägi. Mida teha, et autosid jääks linnas vähemaks ja sõidukorraldus oleks parem? Aga see on valesti püstitatud ülesanne. Autosid linnas vähemaks on sama jutt, et mida teha, et inimesi linnas vähemaks. No meie arvates ei ole vaja püstitada eesmärki, et inimesi oleks linnas vähem. Kes see tahab elada kohas, kus inimesi ei ole, kolib maal elama.
Hoopis on vaja keskenduda sellele, et autoliiklus oleks sujuv, et ummikuid ei oleks, et pool Tallinna elanikkonnast, kes liigub igapäevaselt autoga, et need ei tunneks, et need on taga kiusatud. Kui me suudame liikluse sujuvaks teha, siis on ka ühistransport kiirem, sujuvam ja graafikutes. Nii et seda on vaja teha, mitte mõelda, kuidas kiusata poolt Tallinna elanikkonnast. Et mida tema teeks teistmoodi, et kõik valijad temaga rahul oleksid, kes teda on valinud? No eesmärk, et kõik valijad rahul oleks, on utoopia. Mina ikkagi arvan, et tuleb teha niimoodi, et need inimesed, kes sulle on oma hääle andnud, need peavad rahul olema selle tulemusega. Ja me ju näeme, kuidas täna on meil võimul inimesed, kelle valijad ei ole rahul nendega. Minul on nendele valijatele üleskutse, proovige meid.